Sündisin ma Venemaal, Petseri linnas, kus elasin sügavas vaesuses 5 aastat, Obražnaja tänaval. Kuna need olid 90-ndad, siis ei olnud Venemaal ka mingit head rahalist sissetulekut loota. Teenisime 500 rubla kuus, samal ajal kui Peterburis teeniti 11 000 rubla kuus. Ma olin üks iseseisev laps, kuid ehk mitte kõige targem. Isa rääkis, kuidas mind saadeti viimase rahaga poodi leiba ostma, aga leiba ei olnud ja ma tulin jäätisega tagasi. Eks neid seiku oli teisigi, kuid siiski nälg ja vaesus andsid meile aru, et on vaja minna sinna, kus päriselt ka teenida saab. Meie õnneks vanaisa ja vanaema andsid meile piisavalt raha, et Eestisse kolida nende juurde Põltsamaale. 2000 aasta lõpust alates elan ma Eestis. Mul on Eesti kodakondsus ja ma olen käinud Eesti koolides. Ma käisin lasteaed algkool Tõrukeses esimesed 3 aastat ja siis jätkasin õpinguid Põltsamaa ühisgümnaasiumis, kus lõpetasin 12. klassi. Ma mäletan väga hästi oma esimest õpetajat Sirje Suvi. Ma olen siiamaani kõige rohkem tänulik just talle. Ta oli alati abivalmis ja energiat täis. Eks ta pidi mind natuke noomima ka. Ma olin üsnagi rahutu laps ja tegin palju pahandust, kuid tänu temale ja tema õpetustele ma siiski õppisin kiitustele ning temata ma ei oleks saanud nii palju selgeks. Sirje Suvi, kui te näete seda, ma tänan teid veel kord. Loodan, et saame varsti taas kokku. Kuni 4. klassini. See oli hetk, kui meile toodi arvuti majja. Minuga juhtus iga suvi mingisugune õnnetus. Elasime Põltsamaa külje all Võhmanemme külas ja pidevalt tegime lollusi naabritega. Ma olen kukkunud puude otsast, mind on hammustanud koer ja sõitsin rumala peaga rattaga kõrgelt platvormilt alla ja kukkusin käed ja nägu ees maha ning muidugi me käisime palju metsas ja sõitsime ratastega ringi. Olen tegelenud rahvatantsuga 6. klassi lõpuni, samal ajal käisin muusikakoolis 9. klassi lõpuni ning pärast seda gümnaasiumis ma läksin kergejõustikutrenni, mis muutus üsna edukaks hobiks minu elus. Samal ajal ma muidugi võtsin osa draamateatrist paar aastat ja saime sõbraga isegi eripreemia Vene-Eesti noorte näitefestivalil Narvas 2013. aastal. Võtsin osa luule ja proosa lugemise võistlustest ja võtsin osa igal pool, kus end arendada sain. Narva ma tulin 2019. aasta augusti lõpus, kui otsustasin tulla õppima IT-d rakenduskõrghariduslikule erialale Narva kolledžisse. Praegu kogu mu aeg läheb õppimisele Narva kolledžis ja minu ettevõtetele. Kui ma tulin Narva ja sain jutule Deniss Lartšenkoga, leidsin, et Narvas on nii palju potentsiaali midagi korda saata ja ma tahtsin alustada sellest, mida kõige paremini oskasin tol hetkel, eesti keelest. Ning seepärast lõin oma ettevõtte Eesti keele vestlusklubi Tont. Aitasid mind sellega Randa Otti ja Mikk Laik, kes õpivad inglise keele õpetajateks Narva kolledžis. Meie eesmärk oli luua Narva kolledži tudengitele eesti keele kursuseid, kus me mängime improvisatsioonimänge ning õpime rääkima ja mõtlema eesti keeles ning esmavajadusena mõistma, et eksimine on inimlik ja ei tohi karta eksida, sest eksimises on jõud ja areng. Narva on läbi teinud mitu muutust ning ma olen õnnelik, et ma näen nii suurt noorte aktiivsust ning muutust valitsuse soovides noori aktiivsemalt kaasata. Kohalikud noorte ettevõtted nagu Vita Team on kogumas järjest populaarsust ning noored tahavad jätkata muutust. On näha, et nende mõttemaailm on erinev sellest, mis on nende vanematel ning tänapäeva Eestis on see väga tähtis, sest kriitiline ja vaba mõtlemine on see, mida oodata inimestelt. Narva inimesed võiksid muuta oma arvamust Narvas toimuvast. Kedagi tegelikult ei represseerita ning kõigile on antud võrdsed võimalused. Tuleb neid lihtsalt kasutada. Ma soovin Narva inimestele otsida seda, mis teeb neid õnnelikuks ning teha sellest kas oma hobi või lausa töö, sest maailm on muutumas kiiresti ja töökohad muutuvad üsna kiiresti. Haridus on kõigile kättesaadav ja ma loodan, et kõik seda ka kasutavad. Soovin kõigile edu järgnevates aastates ja otsida alati võimalust teha oma elu paremaks.